Hallo. Bergi, hallo. Hakkab soojaks minema, jah? No me hakkame Eestisse tulema siis. Tšau! Et 2 nädala ja 1 päeva pärast ma olen Eestis. Meie seiklustaim on reisida meile meeldib. Söögid ja tujume, seda teeksime me möögid. Me oleme jõudnud Oluspeale kõrtsi. Kartulipudel ja till ja kana. Käidu kana. Nii hea. Väga maitsev. Nii hea maitsev oli. Päikese loojangu vaatlus algab nüüd. Vesi on nii madal, inimesed kõnnivad. Väga huvitav koht. Siin saab midagi. Neid samu, mis siin on või? Mitte need väiksed. Vaata. Ja need on sellised suppi sees jumal head. Me oleme söönud. Nad tavaliselt. Märgi palju seal. Pane. Ära õlle. Aga see hea, kui nüüd kohvik täpselt siis, et kohe liia. Näid nagu mustikaid kodeks, jah? Vägevaid pilvi on seal mujalgi, kui ainult päikseloojangu pool tõuseb mäe tagant ägedalt. Sa mõtled, et kellegi villa sireen käima, ei ole? Džungli hääled. Ma veel sõitsin sinna Buda juurde, siis oli terve tee oli siuke. See on nii kuidagi vali. Vihma on sadanud. Vett on voolanud, ütleme nii. Jah, seal on poolikud. Mis sina räägid siin? Türa! Jutlustad. Jaa. Midagi ta räägib. Kas on naikas, ma tegelikult ei tea pilvita. Ja siin nagu meie lähme seeni korjama, siis nemad korjavad siin korpa. Meie pärast seeni ei sööda. Mina söön. Siim sööb. Salaja kuskil sööb, mina pole küll näinud Siimu seeni söömas. No okei, siin Tom Jammis on jah. Ma mõtlesin Eesti seeni praegu. Neid Eesti seeni neid ma küll ei söö. Mulle ei meeldi seenel, see on nagu lihtsalt kummist tehtud. Riiki saab nagu kumme. Ja see närida nagu näri. Ma ükskord proovisin korra, aga ma süritasin seda kohe välja. Pane teestused paned valmis. Keeruta, lennuta, lina. Kui me olime seal Mehhikos Kuuba baaris, ja ma ei tea, kus me olime, kuskil mul nägin ka neid inimesi, paare tantsimas ja siis mõtlesin, et ei, meie lähme ka Siimuga kursusele. Aga me ei ole siiamaani läinud. No ta tahab niisama selfisse, ma arvan. Kuugelda. Mida ma guugeldan? Mis tähendab, kui kuul on ring ümber? Ma arvan, see ei tähenda midagi. Tähendab, küll ma olen räägitud siin. No tal on natukene, aga see on nagu niiskusest või siuke, ma ei tea. Kui silmad on kuivad või väsinud, siis. Aga päiksering tähendas ju midagi. No guugelda mõlemad. Tahan teada, mis see tähendab. Vesi on vaata siiamaani. Ja, siiamaani. Kivide järgi saab aru.
Kus meie tahame minna? Mina jooks selle sama Bassioni lassi, mis ma eile jõin, see oli nii hea. Aga see on kaugel veel või? Ma ei tea. Minu arust oli siin samas ribis kuskil. Siin on lahe vibe. Jumalast lahe. Saad või mitte randa, vaid saad jalutama minna niimoodi raba peale. Siin on rannahäng, aga randa päris ei ole. Siin on kohvik. Võime siia ka vaadata, aga siin ei ole vist kohti niimoodi praegust vabu. Üksik tool on neid. Siin oli meile jah, täielik tühjus ja vaikus oli. Sama aeg. Aga ma tean küll, mis eile oli. Ilm oli halb. Vaata eile oli ilm nii heitlik, et need rannatoolid olid kõik kokku pakitud. Ja keegi ei riskinud välja tulla, aga täna tõotas sellist ilusamat õhtut. Ja kuna need ilmad on üldse nii heitlikud siin sel aastal, siis ma arvan, et nii kui on niisugune vähe ilusam hetk, tullakse iga hinna eest välja, mitte ei mõelda, et ma vaatan homme seda päikseloojangut või ma võtan homme päikest, et tuleb ikka ära kasutada iga päeva, sellepärast et tegelikult ilmateade lubab vihma iga jumala oma päev. See on üks väike ämblik, kes ei ole üldsegi nii väike. Ämblik hüppas ära. See on meie amma. Õhtusöögiks valisime food courti, kus me oleme korduvalt mööda sõitnud, aga sees ei olnud veel kordagi käinud. Ja väga maitsev vesi on. Ei lähe karneval. Lahe karneval, jah? Kõike saab, mida tahab. Tumplinsid. Näeb, putka läheb niimoodi kinni. Koguda töötajad. Putka läheb kinni. Jaa, me oleme üllatuslikult teada saanud, et Myanmari inimesi on siin väga palju. Välimuse järgi kohe ei saagi aru. Aga jah, juba mitmest kohast on tulnud infot, et need on Birmast pärit. See on vist isegi mingi sõjaolukord praegu või midagi, ma kuskil poole kõrvaga kuulsin. Ja noh, keele mõttes ka, me oleme kuulnud, vaatame, mis keeles need räägivad, nagu tai inimesed, aga ei tundu tai keele moodi. Üldse ei saa aru nagu. Jah, huvitav üldse ei saangi aru, et ju siis see on ka see nende oma keel olnud. Kus see Myanmar on? Naaberriik. Naaberriik see on. Tapon ka... Ilus. Võin kindlalt väita, et see on jälle hea toit. Väga hea. Aga ei ole vürtsikas. Vürtsiga on huvitav teema. Massomeenu. Kõik eeldaksid ju, et Tais chillised toidud. Jah, Tai toit on väga chilline, aga ma ei tea, kas need turistide pärast kardavad panna seda chillit või? Saadetakse tagasi, ma arvan, nii palju. Jah, juurde sellepärast on, sellepärast, et meil on nii tihti olnud seda, et küsib, kas tahaks spice'it, me ütleme jaa, mina ütlen medium spice'i, Siim ütleb, et jaa, väga spice'it tahan. Ja siis tuleb see toit ja see ei ole ikka vürtsikas. Et ilmselgelt nad oskavad chillit kasutada, aga
ja nad on alati üllatunud, kui siis me selle vürtsise toidu ära sööme, nagu taldrik on tühi. Et ju see on siis sellepärast, et nad turistide pärast kardavad ikkagi seda panna nii, nagu nad muidu paneksid. Vahest panevad, jaa. Kui saaks kraabiks augu sisse ka? Jupe valavat. Tavaliselt me teeme Siimoga niimoodi, et me võtame mingid 2 erinevat rooga, näiteks mingi suppi ja karri või midagi sellist ja siis share'ime. Välja arvatud siis, kui no siis ka, aga tegelikult Siim tahab väga tihti võtta papaia salatit, mis on väga hea, aga mul viskab ta väga ruttu nagu juba aitab sellest. Viskab juba aitab sellest, et siis kui Siim võtab papaia salati, siis ta peab üksigi seda sööma. Siis mina tegin eraldi midagi. Seivas teeti magama. Nünjad. Kas jäätist saama? See on nagu teed, nüüd oleme jäätise otsima. See on huvitav süsteem siin. Aga äkki sa hoiad paremini külmas? Võib-olla. Loksutab gaasid välja. Just, kõik ei taha mulliga Coca-Colat. Muidugi. Minu arust mullita Coca-Cola on palju rõvedam. Coconut ice cream'i ma näen küll seal. Sõidavad ära gaasid. Ja. Hakkavad kokku pakkima. 10 lähevad enamus asjad kinni, jah, see on meie kui ööinimeste jaoks on see veel väga vara. Aga noh, mis seal ikka? Oli 1-ga. Vist ikka saab, jah? Päeva viimased jäätised saame, tal on kohe otsad. Koos teevad äge. Alla. Selle tõmbad tead endale kaela ja tulgeb alla. Olete tehtud mees, naine. Ja see on teine uss, mida me näeme. Sina oled veel näinud 3. kord ka. Ühest üle. Elusest ussist või? No jah, rolleriga rõve. Aga see on täitsa siin linnas. No kui rolleriga sõidad, siis ei saa surma vist, aga see on mingi auto. Ja see teine oli ka kuskil linnas ja väga suur, mida me nägime ju, et nad ikkagi satuvad siia. No ikka. Skorpionist nägime ka ju. Ja, päris õllu. Elusaad ussiga ma küll tahaks kohtuda. Sa ei pea vaja all raha. Ma ei tea jah, mis ime leiutis, see on abiratastega roller. Ärde. See on mahe kumbi. Aga jah. Paljud sõidavad endaga, nagu inimesed ei oska võib-olla ratastega sõita, ta seisab püsti. Rändivad siukse, aga pole näinud kunagi. Et jah, need on sellised, et neil ongi nagu abirattad juurde pandud tavalisele rollerile. Näen, siis suuri neid seda ei võtta. Näed, need 2 asja on juurde pandud. Tegelikult see on tavaline niisugune vetsa. Ja sellepärast, et on ka neid rollereid, mis ongi tehtud niimoodi 3 ratta lisaks. Aga jah, siin on huvitav, et abirattad on juurde pandud. Roosa kohver on taga. Okei, lähme nüüd enda rolli. Me ei ole näinud selliseid abirattaid mitte kuskil mitte kunagi varem. Näe, siin on prügikast. Me tegelikult otsisime prügikasti ja ma jätsin seda jaoks. Hallo. Kui lahe. Jumal lahe vana aeg. Siin on kaardi sisse. Hallo. Helgi, hallo.
hakkab soojaks minema, jah. No me hakkame Eestisse tulema siis. Tšau. Juba läheb soojaks. No vaata, seal on prügikast see kolla. Lapsed ei tohi siin mängida, siin vaata. Children under the age of not all Age of 20. siis Lapsed alla 20. Kus sa lähed? Kas see kollane ei ole prügikast või? kuhu ei ole lubatud sinna või? Sinna sisse, jah. Aga see telefon on küll pull. Hirm. See ka. Temal sai tööpäev läbi. Pood sõidab koju. Päris suur, vaata. Mhm. Ja seal on koht Samui. See on ikka nii suur see koht Samui. Jaa, seal on koht Samui. Ja siin on koerad. Oi, vaata kui läheb kõrvata. Ei, vaata, eks see on korgi. Ta on korgi ja pomeraania ja seda. Täna tuli Finnairi meil, et sinu lend Tallinnasse on 15 päeva pärast. Huvitav, mul ei tulnud. Hakka valmistuma. Mul ei tulnud. Mulle tuli. Ma veel ei teagi. Ja siis on 8 kuuks on hiljem. 15 päeva, see tundub nii vähe, nagu kohe on läbi. Tegelikult mul juba 6 aega tagasi tundus, et meie reis hakkab läbi saama. Väga hea. Aga 15 päeva, see on nagu... Me oleme oktoobrist saati ära olnud, praegu on märts. Ja 15 päeva on veel jäänud. Eeva Muuna. See tundub nii uskumatu ja nii vähe ja nii ulme ja nagu... Tavaline reis ju kestabki 7 kuni 14 päeva, selline keskmine puhkusereis. Et see tundub nii ulme lihtsalt, kuidas need suurusjärgud muutuvad. Kas ma ei aru, siis kas sa soovid minna või sa mingi appi, ma ei soovi minna ära? Ei, ma soovin, mul ei ole mitte midagi selle vastu, ma hea meelega lähen. Et nagu, alles me olime Vietnamis, nagu ma teen praegu seda Vietnami vlogi, lõikan kokku oktoobri, novembri videos, ja see on selline tunne, et ma eile rääkisin neid asju, mis ma seal videos rääkisin näiteks. Et nagu see on nii ulme ikkagi, kuidas see aeg on lennanud lihtsalt, et me tulime oktoobris pooleks aastaks ja nüüd on 15 päeva jäänud. Ja. See on nii ulme lihtsalt. Need sõnad ei käi minuga. Ja. Tema oli vähem aega. Liisa oli kauem aega, tähendab. Ja ma tahan nüüd asja öelda veel. Kui emme arvab midagi, siis see ei tähenda, et mina arvan. Kutsu. Jaa. Oi, 2 kutsu. Nüüd tulid siia. Appi. Mis sa kordad? Lähevad öise seikluse ootama. Ma otseselt ei karda, aga võib-olla natuke kardan ka. Võib-olla natuke ammustab. Kui natukene nagu. Natuke ammustab. Natukene ammustab. Ei, ma tean, et reeglina nad on siin sõbralikud. Aga reeglina. Aga reeglid ei ole. Aga reegel on see, et reegleid ei ole. Aga jaa, tõsi ta on, et Liisa ei valiks enam uuesti nii pikalt olla kodust eemal. Minu maksimum on 1 millisekund. 4 sekund. Ja ma mõistan seda. Ja eks ta on muidugi selles mõttes keeruline olnud, et me peame kodus õppima. Kodus on ennast keerulisem õppimisele motiveerida, kui versus siis koolis klassikeskkonnas koos teiste õpilaste ja õpetajaga. Et jah, ma igati mõistan seda. Ja suure tõenäosusega, no vaatame, aga ma praegu mõtlen küll, et järgmine aasta, no mina tahan ikkagi olla nagu talvel ikkagi nagu suht palju ära. Aga ärge arvake, et see on meie viimane osa sellest Tai saatest. Vaadake ka edasi, järgmine nädal tuleb omal lahe osa. Lihtsalt heietame praegu siin. Lähme veel sõidame Jumponis. Praami, mida pikk praamisõit. Siis me läheme taksoga veel Hua Inni ja siis taksoga veel Bangkokki. Ma hakkan kisendama. Üli ägedad asju teeme. Jaa. See ei ole mingi heietamise viimane saat. Aga ikkagi 15 päeva on jäänud, et see läheb ruttu.
aga ühesõnaga jah, järgmine aasta vaatame siis, organiseerime kuidagi teistmoodi võib-olla need asjad, et teeme lühemaid, aga tihemini või noh, vaatame, kuidas kujuneb, aga me arvestame sellega, et Eliisa ei soovi rohkem nii pikalt olla ja et tema saaks ikkagi mõnusamalt koolis käia. Praam tuli, taksod lähevad. Meil oli just imeliselt produktiivne coworkingu päev. Siim ei saa siiamaani coworkingu lainelt maha. Imeliselt, mis asi? Produktiivne coworkingu päev. Nüüd lähme sööma. Leidsin mingi koha Google Mapsist. No tegelikult ChatGPT soovitas seda. Ma küsisin, et kus saab süüa ja vaadata päikseloojangut. Ja mina mõtlesin, et kargan seal coworkingus püsti ja küsin, kes praegu kasutavad ChatGPT-d, sest ma nägin kõikide neid ekraanides, lahti keegi ei oska ise enam mõelda. Mõelge oma peaga, mida te googeldate. Eliisa ütles, et ühest majast turritavad voodid välja, et kui te pole kunagi välja turritavat voodit näinud, siis nüüd saab. Pange sõnastikku välja turritavad voodid. See takso on... Me läksime samamoodi. Me ei olnud nii täis. Me olime kainemad. Kohver oli ikka täis. Kohver oli. Is my favorite drink. Coffee is my favorite drink. In the morning I drink only espresso. Tundub, et see koht on populaarne. Päikselooja. Sõitsin. Oi, 8 ja all. 8 või? Tähendab 1000 jalgne. Mul on sellised nagu lained tulevad, aga need lähevad järjest edasi. Ja need jalad lainatavad lähedalt. Päris proov on see. Mõtle, kui kaua ta läheb jalga, kummiku jalga mõne. Jaa. Sellepärast ta palju jalu käibki. Selgus, et täna on mingi piletiga pidu. Me tahtsime lihtsalt sööma tulla ja päikseloojangut vaatama. Sellepärast olidki need parkimise organisaatorid ja nii palju rollereid, et siin on mingi pidu täna. Või on iga päev pidu. Ja siin pole kohta ka. Seal ei ole kohta ka, jah? Ja kus nad lähevad? 100 inimesed. Tuli juurde. Ei, no jah, see ei ole see ettekujutus. Vaatame päikseloojangut ja inestame perega. Räige mass tuleb. Ma pean siit tagant poolt hoidma, siis ma ei vaju ette. Kuidas nad siit alla sõidavad pärast kõik purjus peaga? Pole vaja teada. Vähe usun, et see oli alkovaba pidu. Tal on see pidu siin või? Ta on oma pidu. Coffee is my favorite drink. In the morning I drink only espresso, espresso macchiato. Coffee is my favorite drink. Luuperiga teeme. Kihvt koht, jah. Väike ongi läinud. Jälle hea toit. Üllatust. On, jah. Et Eliisal jälle frittad. Üllatust. Mul on nii palav. Ja ma tean,
et 2 nädala ja 1 päeva pärast ma olen Eestis ja mõtlen, kuidas sai võimalik olla, et sa istud õues, sööd suppi ja lihtsalt nii palav on õhtul. Praegu tundub see nii elementaarne. Aga siis ma tean, et 2 nädala ja 1 päeva pärast ma ei suuda seda isegi ette kujutada, et kuidas see üldse sai olla või saatke mind sinna tagasi, palun. Väga lahe. Sa räägid kogu aeg sellest ja see on päris igav jutu teema. Ma räägin sellest. Meie magamiste aknast paistab kätte kirik. Nagu te vist juba teate, aga täna on siin kolmapäeva õhtu puhul väikene tegevus. Vaatad on sarvu ka. On nagu ninasarvu. Ma nägin teda kaugelt juba läikimas. Ma arvasin, et see on mingi prussakas või mingi siukene põrnikas. Väga suur, ta on nagu pöidla suurune. Siukene pöidla suur. Kilekoti suu otsas. See on vist kilekoti puu. Ei, need on paberis, mitte paberis, vaid mingi šriip, kangas. Vaata kasvatavad kilekotte puu. Aga nad see pole kilekotte, aga need on sellepärast, et kui mango valmis saab, siis ta kukub sisse, siis ta kukub maha, siis saab seda süüa. Jep, mädaneva. Ja kui ta kukub maha, näe, siin on juba kukkunud. Aga ta pole veel valmis vist. Ei ole, ta ei ole kukkunud. Ta on siin küljes. Siin on näiteks. Lahkused mangod. No nad ei ole ulatanud sinna. Aga võib-olla ka ahvide pärast või lindude pärast ei tea. Ei tea, miks nad osaliselt panevad.